Millise inimese võtaksite te päevapealt tööle? Ma olen sellele viimasel ajal palju mõelnud, mida ma võib-olla taga olen hakanud igatsema, ongi inimest, kellel on ambitsioon. Et ta tahab midagi ära teha, et ta ei pea isegi täpselt teadma, mis ta tahab teha, aga ta tahab midagi teha ja ta on nõus sellesse panustama. Võib-olla selline omadus inimestel viimasel ajal on natukene kaduma läinud, ehk et tullakse otsima lihtsalt sellist kohta, kus oleks tore olla ja oleksid toredad inimesed, aga minu jaoks nagu äris, kui me räägime, mis äri on, siis sellest teinekord jääb natukene väheks. Kuidas te inimesi koondate? Koondamine on üldse üks kõige raskemaid asju, et mul on elus seda tulnud teha ja koondamise hetkel ainus, mis sa teha saad, on väga selge ajastamine, ehk et infojuhtimine, kuidas see info jõuab inimeseni, et see ei jõua temani valesid kanaleid pidi, et temaga ollakse väga aus, et talle seletatakse seda tausta, miks seda otsust oli vaja langetada ja inimeste vastu ollakse ka hoolivad, ehk et koondamine on ju tegelikult ettevõtte otsus, on tihtipeale sunnitud otsus ja inimene ei ole selles süüdi, ehk et sa pead olemagi inimese vastu aus ja hoolivusega näitama, et kõik ta hüved ja kompensatsioonid, mis tal on ette nähtud, et need ta ka saab ja vajadusel ka me pakume näiteks tuge inimestele uue töökoha leidmisel. Kelle nõu te kõige rohkem kuulate? Ma arvan, et ma kuulan oma otsese meeskonna liikmete nõu selles mõttes, et nemad tunnevad mind piisavalt hästi, nad teavad minu sellist nõrku külgi, nad teavad, kus mul on tahavaatepeeglisse pime nurk ja seetõttu vahetevahel, isegi kui ma seda välja ei näita, sest et eks ikka vahetevahel tahad ju targem välja näha, kui sa tegelikult oled, siis mulle läheb väga korda, mis nad ütlevad, mis nad arvavad asjadest ja seetõttu võib-olla nemad on need. Ja teinekord ka mu otsene juht on küll taanlane ja me ei ole nagu iga päev ninapidi koos, aga võib-olla kaugemalt näebki vahetevahel asju teistmoodi, et kui ta paar korda aastas arvab midagi, siis ma mõtlen järgi just sellele, et mis on temas tekitanud selle tunde, miks ta nii arvab ja see ka teinekord aitab jälile saada, et mis on siis teistmoodi vaja teha. Aga kui teile nõu antakse, siis võtate seda kuulda? Jaa, alati. Et ma olen selles mõttes selline õppiv ja kohanduv inimtüüp, et teinekord ei tule kõik see nii hästi välja, kõik see, mis ma plaanin teha.